Kuulge mehed, kui meie auhinna saaja peab olema eeskujuks kõigile, kes seda auhinda ei saa, siis meie ei või teda anda mingile juhuslikule õnneotsjale. Me peame hoidma oma mainet nagu silmaterad. Nii et sina ka väga ei poolda? Mitte väga ei poolda, ma olen kategooriliselt vastu. Kui on juba konkurss, siis olgu aus konkurss. Aga mingile linna peale või ükskõik kellele see meie auhind mingi raha eest ära lubada, seda me lihtsalt ei või. Me oleme M-klubi. Ja selge, see on siis sinu seisukoht. See on meie kõigi seisukoht. Me leppisime eile kokku. Ma ei ole kuulnud veel maahärra ja marssali arvamust. Hommikust! No mis teil on siin jälle? Kui enamus on vastu, ei ole mõtet aega raisata. Hea küll. Hilinejatele ma kordan, mida me täna otsustasime. Alates tänasest on uus režiim. Ei mingit molutamist enam. On võetud raudne kurss miljonile. Hiljemalt reede keskpäevaks ma tahan, et see oleks minu laual. Kurat. Nii, näete, siin on tänased pealinna lehed, eks ole. Marquis intervjuud tsiteeritakse. M-klubi annab miljoni. Tsiteeritakse. Just nimelt tsiteeritakse, mitte ei refereerita. Siis ei ole taganeda enam kuskile. No siin on kas kurat käsi kullas või perse mullas praegu. Või vastupidi. Kuulge, aga kus on siin öeldud, et miljon krooni? Siin on lihtsalt öeldud, M-klubi annab miljoni. Eesti ajal oli miljon senti väga suur raha. Väga õige. Anname ka kurat miljon senti. Ja me saame kurat puhkama. Mis? Mis te võite? Iga kord, kurat, mina ütlen, kõik vaimad. Näed, siin all on väikses kirjas. Marquis ütles miljon krooni. No siis ma ei tea. Kas te olete oma koosoleku lõpetanud? Ei, me ei ole lõpetanud veel. Kui te lõpetate, siis palutakse kõiki, kes soovivad hakata doonoriks pearsti kabinetti. Kuradi doonoriks meil. Ja peavad annad ilma rahata. Me ei mõtlegi. Öelge, me ei tule. Meil ei ole tasuta üritusteks aega. Hinnakiri on pearsti kabinetis. Soo, hea küll. Kui me lõpetame, siis me tuleme, jah. Loll oled või? Pidage meeles, mehed. Alates tänasest kuni selle momendini, kuni me oleme miljoni kogunud, me korjame üles ka kõige viimase sendi. Palun mitte kõiki korraga. Istuge ja oodake siin, kuni teid kutsutakse. Jälle kurat istu ja oota. Kes teist kõige noorem on? Tulge teie sisse. Ja teie tulete ka, ma kutsun teid kõiki vanuse järjekorras, palun. Tere. Tere. Istuge palun. Te muidugi teate, mis on doonor. Donare tähendab ladina keeles andma, kinkima, annetama. Aga mulle öeldi, et te maksate. Maksame. Esimesel korral 160 krooni, ka järgmine kord 120 krooni. Sobib teile? Jah. Ükskõik palju te maksate, pead, et te maksate. Nii, et te olete nõus olema doonor? Jah. Väga hea, aga antud hetkel ma pean teile veel midagi selgitama. Vaadake, asi on selles, et me ei võtaks teilt verd. Mida siis? Ma tulin äsja Euroopast, esindasin meie asutust ja kahjuks ka ainsana tervet Eestit. Ja seal me ühinesime projektiga Eurooplane. See on niisugune projekt, kus võrreldakse erinevate maade meeste sigimisvõimet. Sigimisvõimet? Ja sigimisvõimet, mitte tahet. See projekt on kasvanud välja vajaduses säilitada europiidne substraat meie maailmajaos, kus, nagu te teate, on viimasel ajal tugev tendents multirassilisuse poole. Meie idee on, kuna tulevikus, kus kunstlik viljastamine on juba valdav, oleks võimalik säilitada eurooplase sugu, ütleme 2-3 geneetiliselt kõige väärtuslikuma, geneetiliselt kõige jõulisema rahvuse baasil. Ja öelge mulle nüüd, no miks ei võiks eestlane olla üheks tuleviku Euroopa baasrahvaks? Ei, muidugi, jah. No näete siis, Ja mida on meil selleks vaja? Mitte midagi erilist antud hetkel. Ainult natukene võrdlevat uurimismaterjali. Ma mõistan. Ja kuna meie asutus antud hetkel on
ainus, kes on sellesse projekti kaasatud ja kuna teie olete meie asutuse antud hetkel ainsad mehed, siis me teid palumegi. nii et siis mitte verd, aga hoopis tükis. jah. tulge siia sirmi taha. kuulge, mismoodi? no kuulge, ma loodan, et te saate ise hakkama. no, muidugi. nii, kuhu ma... katseklaasi, seal on kõik olemas. ole hea. Palun, las tuleb järgmine. Järgmine. tere. Tere, istuge palun. Aitäh. Kas te olete enne doonor olnud? Ei ole. Ei ole, ahaa. Sel juhul öelge mulle palun, kuidas te suhtute doonorlusse kui printsiipi, kas te aktsepteerite seda või? Noh, teate veel, proua, ma olen... Kutsub sõna doonor teis esile niisugused mõisted nagu vägivald või isikupuutumatus või? Teate, mina olen maalt ja... Ei, me kõik oleme maalt, jah. Ja ma ei taha siin... Ei, aga mina tahan, et doonorlus oleks teile vabatahtlik aktsioon, sest vaadake, kui teil on stress, siis me ei saa enam rääkida puhtast eksperimendist, sellepärast ma räägin. Mina ei taha teiega siin filosofeerida. Kui te tahate filosofeerida, siis selle jaoks on meil teised mehed. Olge nii hea, vaadake palun, äkki teil on vaja abistavat kätt. Öelge mulle palun, kas sealt peale, kui te tulite meie asutusse, on teie tervis paremaks läinud? Ei, no mis ta teie on läinud? Eks ta ikka on läinud. Korra on jälle parem ja korra halvem ja... Ma sellepärast küsin, et kui te tunnete, et teil on vaja veel ravi, et siis me teilt praegu ei võtaks. Ei, no millal ta ikka parem on? Nii et teeme ära. Teeme ära. Väga hea. No nii, kõik korras? Korras. See on nüüd kõik, jah? Jaa, aitäh. Las tuleb järgmine. Järgmine. Mis tegi? Midagi ei teinud erilist. Valus oli? Päris mõnus oli. Ja mis nad maksavad? 160 krooni on täna. Nii vähe? Ma neile vähe andsin ka. Ma annan terve liitri. Sina muidugi. Ja vähemalt 1000 krooni liiter. Eikö? Oi. No nii, tegime tööd, puhkasime. Mis edasi? Kui asi niimoodi edasi läheb, siis ma vanas asja hakkan veel töö tegemist armastama. Ei oleks meile kurat kohe alguses nii head tööd pakutud, kurat meil ei oleks praegu mingeid probleeme. Muidugi. Igasugust tööd peab elus tegema. Kas meister on juba tulnud? Meister ei jõua nii ruttu. Sa ära ka nii vanaks, siis näed, palju sa jõuad. Tilkhaaval jõuame kõik Euroopasse. Kuulge, tegelikult ka, kuhu ta nii kauaks jääb? Mine vaata. Ma lähen vaatan. Me mõtlesime, kuhu sa jäänud oled. Me mõtlesime juba, et äkki sul juhtus midagi. Juhtunud midagi. Aga miks sul siin nii kaua läks? Ma andsin neile teist korda veel. No kuidas tundus? Kontingent tundub ebaühtlane, aga esimese korra järele ei saa kunagi otsustada. Mulle tundub ka, et
homme, võib-olla ülehomme, siis on sikud ja lambad eraldi. Sisse. Kas teil jäi maha midagi? Ei, ma tahtsin küsida, et kui peaks veel tarvis olema, kui peaks tarvis olema, alati võib pöörduda. Ühest küljest nagu natuke on, aga teisest küljest, kui ma hakkan mõtlema, et 3 täisjõus meest ei ole nädalaga rohkem kokku saanud, siis mul hakkab natukene kurb. Magister? Minul ei ole midagi. Sina ei ole midagi teeninud? Doonoritasu mul on. Seda me ei arvesta eraldi. See arvestatakse meil kokku, kui palju meil on. Doonoritasu peaks olema meil kokku 1240 krooni. 1360 on, ma andsin praegu ühe korra veel. Väga hea, väga hea. Me ei peagi korraga palju teenima. Peaasi, et pidevalt natukene tilguks. Et sinul ei ole midagi. Noh, teiste rahast osa on ja minu oma ma olen kõiki õpetanud. Tegelikult ja on ta juures olnud küll, kui mina olen teinud. Ta ainult segab, kurat. Sinul palju on? Mina viisin panka endal kõik, mis ma sain. Ma panin ka natuke panka. Võtate välja. Kas ta olla nii kaua? Mul peab olema ülevaade. Enam niiviisi ei saa. Ma pean teilt rohkem nõudma. Õhtul loeme uuesti üle. Ja ma loodan, et siis on see hunnik tunduvalt suurem. Tööle, rivitult. Tere. Nii nagu kokku leppisime, mina olen teie uus juhendaja. Ma loodan, et meie koostöö õnnestub ja meid ootab ees palju suuri toredaid kordaminekuid. Nii et palun tulge siia klaveri juurde. Ma lihtsalt kuulan, mida te oskate, et mis tasemel te olete, et me ei alustaks mitte vales kohast. Selles mõttes, et mitte liiga madalalt. Nii et ärge üldse närveerige, see ei ole üldse praegu kontsert. Ma ei taha üldse, et ennast ületaksite. Laulge niimoodi, nagu te iga päev laulate. Ja palun, kui te olete valmis, alustame. See on meie üks ilusamaid laule. Ja palun. 3, 4. Ei ole me veel selles seas, et nii kaua, kui valgel ööl võime seista väraval siin. Sa mine nüüd ja meeles pea kaugeid tähti, kuigi neid näed, kaasa neid taevast ei vii. See hetk on sulle imeilus romantika, küllap meile siit Koiduni oleks sellest Stop. No midagi on nüüd väga valesti. No aga siin on nii halb akustika. No vaat ma ei tea, aga igal juhul minule hakkas midagi väga vastu. No aga proovime ilma klaverita. Aga proovime hoopis kusagil väljas. No jah. Teie pass, palun. Palun. Ja võtate kõik välja? Jaa. Ma tahtsin veel ühte asja, ühesõnaga ma väga vabandan. Sellepärast, et ma ei saanud tulla pühapäeval. Mul tõesti tuli üks ootamatu väga tähtis asi vahel. Ma tõesti ei saanud tulla. Ma vabandan. Kuidas? Ja ma räägin, et palun vabandust, et ma ei saanud pühapäeval tulla sinna purskkaevu juurde. Mul tuli üks asi vahele, ma räägin, ma väga vabandan. Mul ei olnud ka aega tulla. Soo, teil ka ei olnud? Siis on ju väga hea, siis on kõik korras, tähendab meie vahel, jah? Mis on korras?
mitte midagi, äriasjad siin, teebed, kreedit. Võtad ka raha välja. Palju sul on seal? Pangasaladus. Siin on teile 4100 krooni ja 20 senti, palun. Teie olite järgmine. Ma võtaks ka kõik välja. Jaa. Ja mis ma neile ütlen? Ei ole midagi. Selge. Kahjuks on meie pank väljamaksud hoiustajatele katkestanud. Mis see teeb? Ajutised makseraskused. Ühesõnaga pankrotti. Olge nüüd mees! Marki kuuleb. Jaa, ma kohe tulen. 7 minutit olete veel. 7 minuti pärast tulen. Ilus ilm täna. Mida loeme? Hea raamat, see on nagu vestlus targa inimesega. Tolstoi. Hea raamat, see on nagu piiga, kes on jäetud pikaks ajaks seina äärde istuma, kuid ühel päeval tuleb keegi, kes mõistab tema väärtust ja viib ta valgusesse. Feuerbach. Nii inimeste kui ka raamatute seas esineb nii halba kui head seltskonda. Helvetius. Ma saan aru, et sa tulid siia puhkama, aga olukord on muutunud. Saa minust ka aru, on tarvis ennast natukene liigutada. Ja. Kui sa ise ei viitsi, ma saan aru, me saame ise ka selle raha kokku, aga jumala pärast ära tilbenda kogu aeg teiste juures ja ära õõnesta teiste moraali. Mõtle selle peale. Ma mõtlen kogu aeg. Kui ma siin elus üldse kunagi midagi teeninud olen, siis ainult mõtlemisega. Ja kui ma seekord ka midagi teenin, siis ainult mõtlemisega. No teeni siis. Jumal, ma ei viitsi. No vat. Sellepärast, et sa mõtlemisega ei teeni midagi. Mõtlemisega ei saagi midagi teenida. Kuule, vaata teda. Vaata. Mis see on? Mingi vanamees. No, mis vanamees? Kes ta võiks olla sinu arvates? Lihtsalt vanamees. No, aga kuidas sa selle vanamehe pealt teeniksid? Mis asja? No ütleme, sul tuleks praegu see, ütleme, keegi ütleb sulle, et mine ja nüüd teeni selle vanamehe pealt. Mis sa teeksid? Lase käia. Siis ma lähen ja küsin tema käest. No ei, no kuule, see oleks ju mage. No ega ma seda nüüd päriselt ka ei mõelnud. Aga mõtle nüüd natuke. Katsu nüüd natukene mõelda. Kes ta niisugune on? Ta oli kannatava näoga. Miks? Ilmselt sellepärast, et südametunnistus vaevas teda. Miks vaevas? Aga sellepärast, et ta tunneb, et ta elab paremini kui enamus teisi inimesi. Nägid, kuidas ta riides oli. Ja mis ta siia tõi? See oli üks pakk. Seal on ilmselt tema vanad riided, mis ta tõi selle jaoks, et mõni teine mees saaks neid kanda. Ja panid tähele, tal olid ka prillid. See tähendab seda, et ta on intelligent, tõenäoliselt ka õppejõud. See tähendab, et ta on hajameelne. Järelikult võis ta midagi unustada enda mantli taskusse. Miks mitte hõõrumata loteriipileti? Ära jama. Kontrollime. Prügikast. Mantel. No. Hop. Terve. Hõõrumata pilet. Hõõrume? Meie. Mina mõtlesin selle pileti välja. Sina ei mõelnud ju.
no aga... No jaa, aga sa ei mõelnud isegi seda mantlit välja. Sa ei mõtelnud. Mantel läheb sinna, kus seda tõeliselt vajatakse. Bitte schön. Danke. Oh, danke schön. Nägid? Kuidas saab mõtlemisega teenida, aga kui sa ei mõtle, siis sa ei teeni ka mitte midagi.